tänane ülesanne on meil lameda Krakowi jõulusõime ettevalmistus ja me oleme meistrid, see on väga ilus sõna, sest neid, kes teevad neid Krakowi jõulusõimesid, ei nimetata teisiti kui meistriteks. See on tagumine sein, mis on lame ja näete, see ei ole dekoratiivne, aga see eespool on, näete, hästi rikkalik. Poolas kasutati neid jõulusõimed kõige süngemal ajal, kui Poola oli pühitud maailmakaardist ja sinna sisse pandi lootust, kui just sellel kõige helgemal ajal, jõuluajal mõeldakse oma kodumaale ja meie vabadusele. Hakkame pihta. Selline õhukesem paber, paksem paber. Õhukese paberi peal nummerdage ja pange iga detailisse üks number niimoodi, et kui te lõigate välja, siis te teate, kuhu pärast kleepida seda asja sobib. Näiteks siin pange 2, aga see on samasugune nagu see, sest see on peegelpilt, see on sümmeetriline konstruktsioon, hästi vertikaalne. Vertikaalne tähendab piklik ja miks see oli vertikaalne? Esiteks, kõik olid nagu tornid nagu konstruktsioon ja teiseks selleks, et inimpilku viia taeva poole. Nii et siin on 1, siin on 1, siin on 2, siin on 2, see on näiteks 3. Ja niimoodi lõigake selle õhukese paberi tükkideks, sobib, aga alguses pange kõrvuti ja nummerdage. Kas teie saite aru? Siin on liiatsid ja kas kõigil on? Sul on enda, palun. Aga põhimõtteliselt natsioal mingi tuutkeemi võib-olla. Ja sellega me ei tegele väga kaua, sest meil on veel vaja välja lõigata, siis ümber joonistada väga hästi. Panen teile siia näidiseks ka. Kõige väiksem on selline, mis mahub peopesas, aga näiteks teelusikas. See on kõige väiksem, mida ma ise olen näinud. Seda tehakse luubiga, väga suure suurendusklaasiga. Aga kõige suurem, mida ma olen näinud, see oli 8,5 meetrit. See tagumine ots ei ole sugugi ilus, aga see on nagu köögiuks või köögitrepikoda, et see ei ole nagu mõeldud selleks, et seda vaadata. Aga siin on kleebitud selline siidpaber ja see on nagu vitraaž, et sõltuvalt sellest, kust me seda nagu vaatame, kui ma panen siia nagu valguse, siis paistab läbi ja see jõulusteen, mis on peale kleebitud, on natukene teistmoodi. Me proovime täna saavutada sellist jõulusõime. Sobib? Kellel on nummerdatud, see võtab kääre. Ja nüüd on see oluline värk. Ärge ajage segamini, lõikame välja selle õhukese paberi. Nii et lõikame seda niimoodi, et ei kao meil ära, meil peaks tekkima üks komplekt. Vaata, kui sul on 2 sama numbrit, nagu 12 ja 12, meil piisab ühest, sest kuna nad on samasugused, siis piisab sellest, et meil on üks nagu selline muster. Nii et hakka välja lõikama. Pange palun oma nimi selle paksema paberi peale, aga proovime, et lõikame keskel ja teeme nii, et uks läheb lahti ja kinni. Kas tahate sellist, et uks läheb lahti ja kinni? Väga. Nüüd tehke endale šablooni, siis kõik läheb väga. See on sinu tugev paber. Teate, see on super tegevus. Poolas näiteks iga adventi pühapäev nagu tehakse midagi. Kogu pere istub laua taha ja midagi taolist teeb, et meisterab jõulusõime ja jõuluehteid ise. Sobib? Väga hea, aga näiteks vaadake, saab seda nii teha. Hop. Aga näiteks on ka võimalus teha täiesti sellise sümboolse jõulusõime. Ehk kui me ei aseta sinna Jeesust last, siis me võime panna küünal, sest see annab selget lootust inimkonnale, eks ju. Ja teate, mis on selle jõulusõime tegemises oluline, sest seda kunsti arendati, kui ei olnud sellised täiuslikud tööriistu, pliiatseid, värvipabereid, krepppabereid, kõige pidi ise kuidagi nuputama või pidi olema väga leidlik.
Ja näiteks praegu mul ei ole joonlauda ja ma pean sirgelt joont tegema. Ma vaatan, mis on kõige sirgem. Näiteks pliiats, kasutan pliiatsi ja ongi hopsti tehtud, eks ju. Nii et proovige teie ka leidlikkust näitama. Kui on välja lõigatud neid jooned, siis ma ütlen teile, alguses kasutati 3 baasvärvi. Punast, rohelist ja kuldsed. Kuldsed oli hästi raske nagu saavutada, kasutati siis kollast. Aga me proovime pärast kallide detailidega. Mul on siin selline aardelaegas, kus on igasuguseid sedelused. Joon läheb siit keskel, nii et kui see osa 12 on roheline, pange ka see teine 12 roheliseks, eks ju. Kuna me mõtleme sestlikul viisil, siis vaatame, et näiteks kui on juba paber kasutatud, et me ei raiska seda, kasutame seda nii, et oleks ilusti sobitatud kohta. Joonistame ümber ja lõikame välja ja kohe kleebime, selleks, et meil ei läheks segamini. Ja teate, kui neid jooned ei ole täiuslikud, ärge muretsege, sest me kleebime ühe detaili põhimõtteliselt nii tihedalt teise kõrvale, et sellest ei ole midagi. Oota, kus oli see sinu jõulusõim? Siin. Vaata, see läheb siis niimoodi. Et neid, mis ei ole vajalikud, neid ma võtan kohe ise tagasi. See ja selleks, et teil ei oleks siin nagu liigseid asju laua peal. Hakkake siit pihta, lõikake välja kõik neid tornid, niimoodi, seda krooni, et me hakkame selle peale kleepima. Sa hakkad siit pihta ja lõikad ainult niimoodi, et see osa ehk tornid oleksid lahtised. Ainult tornid, sest seda osa me pärast paneme nagu tiivad tahapoole selleks, et see seisaks. Kogu see siin, mis paistab, seda mitte, eks? See, mis ma siin... Siit maalt enam lõika seda. Ei, lõika lihtsalt see, et see jääks see siluet siin. Teise nagu, vaata, mitte selle terava otsaga, aga sellega. Aga teate, mis saab teha pärast sellest valgest, mis meil jääb? Näiteks lumehälbet. Siin ma olen kasutanud sinist, taevasinist, mis on väga tihti Krakowi kirikutes, näiteks Neitsi Maarja katedraalis on kasutatud võlvide värvimiseks ja selle peal on kuldsed tehed. Mul on siin neid valged tehed, aga te võite mõtlema, et äkki te tahate midagi muud. Meil on selliseid siidpaberid, lilla, natukene tumedam, väga hästi, roosa ja sinine. Oletame, et sulle väga meeldib just selline lilla. Vaata, kas see sobib sulle? Aha. Kui te tahate, et see tagumine osa ei oleks ka väga robustne, siis võite ka neid ääred niimoodi kaareks nagu teha, aga ei pea ka. Et me ei raiska paberit. Paneme näiteks siia, sest vaata, siin veel jääb niisugune ilus riba. Seda sa kleebid siia. Ja see on ikka väga hea. Ja, aga siia paneme ka seda suurt lihtsalt. Vaatame, kas meil seda ukse ava katab veel midagi. Ja. Nagu katusekivi. Siin saab valida värvi. Ja. Siin on juba ka komplekt valmis ja sinul on juba neid aknavad tehtud. See oli veel kellegi oma. Jõulusantidele nukkudega, mis on meisterdatud puidust. Ma tahaksin väga, et oleks nagu lastel nagu jooksmiseks. Nüüd me joonistame selle ümber. Võib sobida, ja. Ja kas sa tegid seespoolt ka? Oi, no väga kihvt. Nad on nagu päris puidust uks. Neid suuri jõulusöimesid tehakse puidust või vineerist, kartongist, paberist. Sisse pannakse ka igasuguseid mehhanisme, näiteks et just neid hammasrattaid, mis panevad keerlema neid figuure. Tähte võib välja lõigata ja ma juba ette ruttates näitan teile, mis meil siin veel on.
aga kuna see viienurkne täht ei ütle meile midagi head, siis me kleebime neid niimoodi, et läheks nendest selline rohkem nagu sabaga täht. Selge. Ja jääb meile valge. Just. Määrime tiku korralikult liimiga ja vaatame, et see oleks nagu niimoodi, et kui see lipp peaks lehvima selles suunas, oleks nagu õige. Praegu läkski vastu. Kui me paneme selles suunas, sinimus, vabandust, just, siis see sõdurliku lipu teha, ehk ratsalipp, vot. Ja siis see läheb torni otsa. Teil läheb väga hästi. Super. Ehk selline sära, mis tähendab halleluja ei ole kohane jõuluajal. On teised Gloria in excelsis Deo näiteks. Aga see on pikem selline kevadine ja vahepeal teeme asju korda. Ja tegi tikut, aga vaata, seda tegi Jan Kirš, üks meister ja see oli siis see teine joonime niimoodi. Ja. Kell on 10:50. See juba tuli natukene mõtad. Nüüd proovime seda nii teha. Et meil läheks katki kõik. Nüüd on nii. Vaatame, kas paistab välja. Teeme katse. Tavaliselt pandi täiesti tavalisi küünlaid, neid pisikesi, olid lühterid lausa sees. Paberile ei saa panna. See sobib väga hästi. Väga hästi. Kas pulli, eesli ja siis võib veel ingli joonistada juurde kleepida. Aga mul on näiteks lumemäng ka. Ja hästi. Kleebi peale. Kui sa vaatad niimoodi vastu valgust, see tähendab, et sa pead lõikama seda näiteks siin ja väikest jupi veel seal. Selleks, et kergem oleks seda murdma, kasuta sellist lihtsa viisi. Murra neid sissepoole, sa võid neid kleepima, aga sa võid need nüüd keera teistpidi ja proovi murdma. Niimoodi, selle joonega. Külje pealt tiivad. Ja niimoodi, väga hea. Mis on siin kirikud? Oleviste. Mis veel? Niguliste. Tuli välja. Super. Täitsa ehtne, Eesti sõim. Eesti värvides sõim. Kuna me peame praeguseks lõpetama, et siin tuleb teine klass, siis ma pakun, et me kleebime sulle selle paberi. Jeesus laps, Neitsi Marja ja Joosep. Tee ruttu ja joonist lõika välja või näiteks selle peale tagant.